Tere, mina olen Brigitti Luus ja mul on ääretult suur rõõm ja hea meel täna siin teie sees seista. Ja olen samuti ettevõtja ja tegutsenud erinevates valdkondades, tegutsen senini ja nüüd tuleb välja siis, et ma olen ka koputaja. Ja ma hiljuti avastasin, et turu peal on tohutu nõudlus hea tuju järgi. Olete ka märganud? Ja ma siis mõtlesingi, et mis seal ikka, et hakkan hea tuju maale toojaks. Ja siis Aet küsiski, et kas ma oleksin ka lahkelt nõus teiega seda head tuju tulema jagama ja mina ütlesin loomulikult. Laos on kaupa piisavalt, muudkui ka koputan juurde ja muudkui ka jagan teiega. Nii et asume siis kohe selle koputamise kallal, et mis see koputamine on, kindlasti te tahaksite täpsemalt teada. Koputamine siis natukene teaduslikumas keeles on lühendina EFT ja see tuleb inglisekeelsest väljendist Emotional Freedom Techniques ehk siis emotsionaalse vabaduse tehnikad. Tundub päris põnev, on ju, ja see on tõepoolest sellise energeetilise psühholoogia mõistes ääretult mõnus praktiline eneseabivahend. Ja samamoodi ka väga tõhus teraapia vorm, võin teile omalt nahalt kinnitada ja oma kogemuse baasilt. Ja mis see siis nagu täpselt tähendab? See EFT siis ühendab endas tänapäevase psühhosomaatika käsitluse ja teisalt siis iidsed teadmised keha läbivatest eluenergiakanalitest ehk siis meridiaanidest. Ja eriti lihtne on tegelikult seda seletada võib-olla väljendiga akupunktuur. Kõik on kindlasti kuulnud nõelravi, on ju, et me stimuleerime energiaid erinevatest kohtadest. Akupunktuuri puhul on tegelikult siis neid, ütleme siis neid erinevaid akupunkte 400, aga EFT ehk siis selle sama koputamise puhul kasutatakse meridiaanide kas siis alguse või lõpupunkte. Ja reeglina siis kusagil 8-9, meistrit vahel ka 17. Ja mis selle koputamise puhul on veel ääretult fenomenaalne on see, et sa saad kõik, mida sa oma ellu ei soovi. Mingisugused elusündmused, millest sa ei ole suutnud kuidagi emotsioone lahti raputada, harutada või hajutada. Ärevus, hirm. Sa saad kõik selle oma elust ära koputada. Tundub ääretult lihtne, on ju. Ja samamoodi on siis võimalus tegelikult kõik see hea, mida sa oma ellu soovid, samamoodi endale koputada. Kuidas tundub? Teeme proovi. Kuigi mulle tundub, et täna on ilmselt juba nagu ääretult hea tuju kõigil, on ju. Teil on see ääretult tore konverents, et ei teaks hakkama seda hea tuju enam koputama või ikka koputame natuke. Et ma teen siis kõigepealt sellise nagu näitlikult ette, et te proovigegi minu järgi koputada. Et me alustame alati siis nii-öelda käe servalt ja te võite seda teha 2 või 3 punktiga, 2 või 3 näpuga, et kuidas on hea või siis ka minu poolest kõik 4 kaasata. Et ehk siis siin see väikse näpu ja siis rangluu vahel või randmeluu vahel. Ja siia te koputate siis kusagil 7-10 korda järjest reeglina ja see koputus on õrn ja samas selline konkreetne. Ja te ise tunnete, kuidas on teie jaoks paras. Te ise stimuleerite või ise nii-öelda otsustate, kuidas teie jaoks on hea. Ja nüüd, kui me siit siis alustame seda koputamise ringi, siis kõik käib läbi aktseptsiooni. Et ehk siis, kui me anname siia taotluse, 3-kordse taotluse alati, siis me ka aktsepteerime ennast täielikult. Me kinnitame seda, et täna siin nagu me oleme, me armastame ennast, austame ennast ja aktsepteerime ennast. Ja ärge muretsege, te peame midagi välja mõtlema täna. Et mina räägin teile siin ees ja teie siis olete mõtte ja tundega selles samas emotsioonis ja stimuleerite enda meridiaani otsa või lõpupunkte. Ja siis me liigume siit edasi kulmude vahele. Te võite teha ka 2 näpuga, aga muidu ma varjan oma nägemise päris ära. Et siis jälle 2 näpuga või 1 näpuga ja mitte siis see 3. silma peale, vaid kulmu otsa. Samamoodi annate siukse mõnusa stimulatsiooni ja siis me liigume edasi siia silmanurka, välisnurka, meele kohta piltlikult. Siis me liigume edasi siia silma alla. Siis me liigume siia nina alla, ehk siis koputame kõik neerud ja sapid ja sapipõied ja südamed ja kopsud läbi, et kõik energia hakkaks meie kehas hästi liikuma. Siis me otsite üles, minul on siin eriti tugev lohk, ehk siis siia alahuule ja lõua, kuskil vahel te tunnete kindlasti, igalühel on see natuke erinev, pehme koht. Leiate selle üles ja koputate sinna lõua otsa, kui just nagu alahuule niimoodi piltlikult siia alla. Siis me otsime üles siin rangluu all. On ka siuke natuke pehmem koht. Siis koputame siia.
ja siis liigume, võite jälle, kes saab, ruumi on meil siin ka, võite ka koputada nii-öelda 2 käega. Mina teen siis täna 1 käega jälle, et koputate, siia ongi hea öelda, kõik on naised täna. et see õige koht on umbes seal, kus teie rinnahoid ja pael jookseb. Ja koputate sinna jällegi sellise mõnusa intensiivsusega, nii nagu teil hea on. Annate siia siukse mõnusa stimulatsiooni ja me lõpetame selle tänase ringi siin pea peal ja otsite jälle üles selline koha nagu, teate, kuidas beebidel on ju see nagu siuke lõgeme koht ja niimoodi, et siis mitte nagu siin pea tagaosas, aga pigem siin nagu ütleme eespool siis nagu peaosas siin nagu idamaades ka krunn tavaliselt pannakse. Ja siia samamoodi võite natuke näpuga liigutada, et kui te arvate, et te päris õiget kohta üles ei leia, siis võite siin niimoodi natukene ringelda. Et kuidas tundub, olete valmis? Ja kuigi ma arvan seda, et ettevõtjad kindlasti ongi reeglina, ütleme, selles mõttes, et sa ju näed tavaliselt ikkagi, et su klaas on pigem täis, ehk see pooltäis klaas on pigem pooltäis, mitte pooltühi. Ja kindlasti on meil see energiat ja kõike muud võib-olla enamgi, samas võib-olla me ka muretseme selle arvet rohkem, et kuidas siis meie ettevõtmine kõik on läinud. Ja ma arvan, et me siis koputame, kuigi teil täna on väga tore päev, aga võib-olla te saate homseks endale koputada toredat päeva ja ülehomme koputada toredat päeva. Et me koputame siis sellise suurepärase päeva, mis on täis rõõmu ja kordaminekuid, et me saaksime olla heas tujus. Sest et olla heas tujus, sul peab olema mingi ajend, eks. Et see päris nii ei ole, tegin hommikul silma lahti ja kogu aeg olen heas tujus. Et eestlase kombel, et sa võid olla siuke okei, normaalses tujus, et sul ei ole halb, sul ei ole hea, on ju. Aga kogu aeg, kui sa nagu rõõmus oled, et see on ka põhjendamata natuke, on ju, või ei ole? On. Et ikka mingi väike põhjus peab olema. Koputame siis endale sellise eriti toreda ja ägeda päeva, millest rõõmu tunda ja tunda ka head tuju. Ja nüüd koputagegi minu järgi ja kes saab, paneb võib-olla vaikselt silmad kinni, aga kõige olulisem on see, et nagu päriselt lähetegi selle tunde sisse. Ja kui mina nüüd siin ees räägin, minge sellesse mõttesse, sellesse sõnumisse kaasa ja samas, kui mina nüüd midagi ütlemata jätan, siis lisage veel mõttes enda oma juurde. Et kui midagi ei justkui enda jaoks natukene puudu või ütlemata, et siis mõnusalt lisage veel enda poolt juurde ja mõttes siis korrake minu järgi ja pange oma lisad juurde. Olete valmis? Jaa. Olen valinud suurepärase ja rõõmuküllase päeva. Ja ma austan ja armastan ennast täielikult ja sügavalt. Ma olen valinud suurepärase ja rõõmuküllase päeva. Ja ma olen valinud austada, armastada ja aktsepteerida ennast täielikult ja sügavalt. Ma olen valinud endale suurepärase, rõõmuküllase päeva. Ja ma isegi päris täpselt ei teagi, mida see suurepärane päev täpselt tähendab. Siin on kindlasti asju, mida ma tahaksin, et kindlasti juhtuvad. Ja samamoodi ma olen tegelikult avatud positiivseteks üllatusteks, väikesteks imedeks. Igal juhul olen ma valinud endale suurepärase ja rõõmuküllase päeva. Ja ma austan, armastan ja aktsepteerin ennast täielikult ja kogu südamest. Rõõmuküllane päev. Suurepärane, rõõmuküllane päev. Ma olen valinud lubada sel päeval olla parim päev. Nii nagu ma tegelikult soovin valida, et iga päev on parim päev. Ma olen valinud oma ellu lubada nii palju head. Ja isegi ma ei teagi päris täpselt, mis see kõik hea on. Nii mõndagi asja ma tean, mida ma soovin, et täna kindla peale juhtuvad. Aga ma olen täiesti avatud positiivsetele, headele üllatustele. Ma olen isegi valmis ja avatud imedeks, toredateks imedeks. Ma olen valinud suurepärase päeva.
mul on suurepärane päev ja ma olen valinud olla oma mängu tipus. Kõik, mis ma ette võtan, tuleb kuidagi nii hästi välja. Lihtsalt nii kergelt, nii mõnusalt. Ja isegi see pingutus, mis ma sisse panen oma tegevustesse, see ei tundugi nii suure pingutusena. See on justkui püüute püüd. Minu esitused, ettevõtmised kuidagi nagu voolavad minust läbi. Edu, mis minu tegemisi saadab, see on täna kuidagi nii kerge. Püüute püüd. Ja ma olen valinud täna kindlasti vähemasti korra laginal naerda. Ma olen valinud, et ma leian selle võimaluse. Kus ma laginal naeran, mind täidab lõõgastus ja rõõm. Nii hea on olla. Ja kõik see kokku teebki suurepärase päeva. Ma olen valinud, et mul on suurepärane päev, täis rõõmu, kergust, edu, naeru. Ja ma väärin seda. Ma väärin suurepärast päeva. Ma väärin head tuju. Väärin kordaminekuid. Ja seega ma lasen sel kõigil juhtuda. Kergelt ja mängeldes. Ma ise loon oma suurepärase päeva. Keha, mõistuse ja vaimu tasandil. Nüüd pange silmad kinni ja hingake korra hästi sügavalt sisse. Hingake välja ja ärge millelegi muule mõelge, ainult hingake. Korra veel hästi sügavalt sisse. Hingake välja. Ja hoidke veel silmi kinni ja tundke seda vibratsiooni, seda head ja positiivset energiat. Ja kui te olete valmis, siis võite taas silmad avada. Mina väga tänan ja ma arvan, et ongi nüüd hea aeg minna tänase peaesineja juurde.